medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere kõigile, eetris on saade Mis tunne on? Külaliseks on mul EOK president Kersti Kaljulaid, mina olen saatejuht Jaan Martinson ja seekord ei küsime seda, et mis tunne on Eesti EOK presidendiks saada, vaid küsime, et aasta on möödas. Ja, aitäh jälle kutsumast. Just, aga meil oli ka kokkulepe eelmise saate lõpus, et aasta pärast võiks maha istuda veidi veel mina tõesti palusin, et see oleks, aga ma mäletan, et sina, Jaan, olid üsna kahtlev, et kas seda ikka peaks tegema, aga tõepoolest hea meelega tulin, sest ma olen praegu rääkinud hästi paljudele meediaväljaannetele ja ka meie oma juhatusele ja alaliitude presidentidele, et mis me selle aastaga teinud oleme, nii et miks siis mitte ka selles saates. Tunne on hea, võin ma sulle öelda, kuigi sa ütlesid, et sa ei küsi seda. Jah, aga tähendab, et asi oli lihtsalt selles, et meil seda mis tunne on saadet me ei tee ühtede saate külalistega nii tihti, aga kui me räägime presidendist, siis ma arvan, et see on okei täiesti. Oled juba kahetsema hakanud, et asusid Eesti Miks? EOK presidendiks. Miks? Miks? Meil on läinud super hästi. Me oleme täitnud oma valimislubadusi üksteise järel. Me oleme liikumas nüüd teise aastasse niimoodi, et meil on juba päris paljud asjad tehtud. Võib-olla ainus koht, kus meil ei ole päris hästi läinud, on kontroversiaalsel moel on siis liikumisharrastuse kompetentsikeskuse tegevuse sidumine meie alaliitude ja MSL-idega, et kuigi meile öeldakse, et me tegeleme liiga palju liikumisega, siis tegelikult meil on, ma ütleks, tippspordi poole peal rohkem ette näidata täna, kui meil on liikumise poole peal. Aga ka seal eile just istusime kultuuriministriga ja oleme asja arutanud ja ma arvan, et me saame ka seal ühildada meie liikmete huvid ministeeriumi huviga ja need on erinevad huvid, sellepärast et ministeerium tahab, et täidetaks liikumise tegevuskava ja meie alaliidud ja MSL-id tahaksid saada juurde kompetentsi selleks, et panna liikuma neid inimesi, kes täna ei liigu. Ja ma arvan, et need huvid on hästi ühildatavad, aga see on see koht, kus me oleme terve aasta tegelikult ebaõnnestunud. Et nüüd nendest lubadustest, mis me ära oleme teinud, et ei ole parata, pidid seda kuulama ka Andrus Vaheri ja Priit Pullerit ja isegi Anvar Samost. Ja ei, ma kuulan ära, mul oli lihtsalt see küsimus oli kolmas, mul vahe küsimus oleks see, et oled ennast sisse elanud selle ühe aastaga. Selle võib vahele jätta, ma kohe räägin, mis me teinud oleme selle aastaga. Et meil oli selline valimislubadus, et me üritaksime teha ühisrahastusplatvormi meie sportlastele raha korjamiseks ja sellised platvormid on paljudes riikides olemas ja ma võin öelda, et näiteks Saksamaal korjab see platvorm 10 senti ühe inimese kohta aastas ja see platvorm ei ole seal töös esimest aastat. Nüüd Austraalias, kus on teadupärast üsna spordiul rahvas, seal korjatakse 2 Austraalia dollarit inimese kohta aastas. Ja meie, olles nüüd 4 kuud olnud õues oma platvormiga, 4 kuud ja teinud siis praegu just värske laine, ma ei tea, kas sa oled märganud bussipeatustes on praegu ka reklaamid, et vali oma sportlane ja toeta oma sportlast. Me oleme korjanud 4 kuuga 66 000 ja meil on siis annetanuid on üle 900 inimese. 4 kuuga 66 000, tee lihtne arvutus korrutuse 3-ga, palun. Pole matemaatikas tugev aga 19. 66 korda 3, palun. 66 korda 3. Jaa, see on nii lihtne arvutus. 180 pluss 3 kord 6, 18, 198, ligi 200 000 tuleks aastaga, kui me seda tempot hoiame. Aga me näeme, et meie teine laine on töötanud isegi veel paremini. Ehk et me tegelikult näeme, et me täna esimesel aastal startides teeme sakslastest paremat tulemust. Kui praegune trend jätkub, siis 2 korda. Ja ma arvan, et kui keegi arvab, et see ei ole hästi startinud projekt, siis tema ootused olid ilmselgelt kuskil teises kohas, et teeme ukse lahti ja miljonid prahvatavad sisse. Kui see asi nii lihtne oleks, siis ma arvan, see oleks ammu ära tehtud. Meil on vaja koguda Eesti spordi ümber inimeste kogukond, kes tunneksid rohkem, et sport on nende oma. Ja täna oleme me leidnud neid inimesi 1000 4 kuuga. Ja ma arvan, et me näeme, et kui see projekt ennast sisse elab, edasi liigub, et siis me saame olla kõik koos uhked selle üle, et paljud meist on panustanud meie sportlaste tuleviku teekonda. Aga see oli see asi, mida me lubasime teha selleks, et individuaalsportlastel ka
tekiks selline parem kontakt ja tiimitunnetus olümpiamängude kontekstis ja luua pikk perspektiiv, 4-aastane perspektiiv, sest see on väga vajalik. Et üksiksportlastel ei ole nagu pallimängudel, et neil on tihe hooaeg, iga nädalal, et midagi toimub, eks ole, aga ühise tiimina me kõik liigume Los Angeles olümpiamängude poole, seejärel hakkame liikuma ka Prantsuse Alpide poole, eks ole, ja selle liikumise teekonnal kaasas olemise võimalus on see, mis peaks kõnetama ja ma arvan, et ka kõnetab neid inimesi, kes täna annetavad. Nüüd me lahendasime sellega veel ühte probleemi. Ma siin aastatse tagasi ka rääkisin, et meil ei ole tegelikult noortespordis, et meil on see auk, et kui laps lõpetab seal 6.-7. klassi, tal hakkavad tulema peale võistlused, tal hakkavad tekkima kulud, siis nüüd kuni esimese medalini on ta tegelikult väga üksi. Ta ei saa seda esimese medalini kuskilt toge peale oma perekonna, suure tõenäosusega. Aga siis sa võid seal lõpus toetada nii palju, kui tahad. Ja me muide toetame väga palju, sest pärast lisanduvat raha on Team Estonia ja Team Finland mitte suhtarvudes, vaid absoluutarvudes väga lähedased. Üks on 10 miljonit, teine 9,7 miljonit. Ja seega tipus me oleme tegelikult päris raskelt rahastatud. Aga see ei aita, kui sa esimese medalini jõudmist ei rahasta. Ja me täna näeme, et minu sportlane, sinna tulevadki noored inimesed, noorte inimeste projektid, kes paljud kõnetavad eelkõige järgmiste, võib-olla isegi ülejärgmiste olümpiamängude kontekstis. Ja see ongi selle augu täitmine, sest me ei saa loota, et riik täidab kõik meie spordirahastuses olevad augud rahaga ära, see ei ole lihtsalt võimalik. Me täna näeme, et need noored, kes ka oskavad muidugi suhelda sotsiaalmeedias, et nemad tulevad sinna, sest et tegelikult on ju niimoodi, et meie tagame usaldusväärse platvormi. Me vahendustasusid ei võta, me oleme selle platvormi üles ehitanud oma kulu ja kirjadega, eks ole. Ja meie tagame ka selle annetajatele, et need tõepoolest on tippspordile orienteeritud projektid, et need ei ole lihtsalt, et keegi tahab natuke midagi teha. Ja selle kindlustunde loome meie nüüd selle turundustöö, et siis kõnetada inimesi, selle teevad sportlased tegelikult ise ja olgem ausad, ei sina ja mina ei tea, kuidas seda sotsiaalmeedias teha tuleks, aga nemad on 2 põlvkonda nooremad. Nemad teavad ja nemad teevad ja me selgelt näeme ka, et need, keda on sotsiaalmeedias rohkem näha, kes koos oma alaliiduga on teinud hästi head kampaaniat, et nende summad ületavad nende omi, kes võib-olla on jäänud lootma minu sportlase platvormi iseenda võlujõule, mis nii peabki olema. Aga ma ütlen jällegi siia vahele kohe, et seal tekibki probleem. Ka mina olen sinna annetanud. Aitäh, aga mina olen säärane vana peer, et ma ei ole seal sotsiaalmeedias, ma ei tea absoluutselt, mis seal toimub. Et ma seal kuskil käi ja sellepärast ongi, et see minu sportlane, et minu jaoks, ehk siis vanemate inimeste jaoks, kellel on tõesti finantsi sportlasi aidata, et nendele võib jääda see projekt kaugeks. Ei ta tegelikult ju ei jää, sest et minusportlane.ee ei ole nüüd just sotsiaalmeedia, et see on ikkagi lihtlabane koduleht ja ka seal on ju nende projektide kirjeldused üleval, aga olgem ausad, seda analüüsi on tibavara teha, et milline on nüüd vanuse jaotuseks ja meil ei ole ka seda informatsiooni ju tegelikult olemas, et milline see inimeste vanuse jaotus seal on, eks ju, kes sinna on nagu annetanud, aga veel kord, see on 4-kuuline projekt, meil on vaja vaadata pikema ajaperspektiivi pealt, kuidas ta nagu edasi liigub, aga start on olnud super hea. Ma tahaks veel rääkida, et mis me oleme ära teinud, mida me lubasime teha, et meil on olnud hästi suur probleem, et sportlastel ei ole ravikindlustust. Kui nad lõpetavad gümnaasiumi ära, siis paljud tahaksid, praegu on nii, et nad ei lähe ülikooli ja miks nad ei lähe ülikooli on see, et siis nad jääks kohe võlgu. Neil tekiks võlad ja nad peaks hakkama maksma, sest meie tasuta kõrgharidus on ju kohe tasuline, niipea kui sa võlgu jääda on ju. Nii, täna ei olnud sellist võimalust, et astun sisse, oman üliõpilase staatust, aga pikendan oma õppeaeda trahvita. Nüüd me kohtusime rektorite nõukoguga ja leppisime kokku, et me siis teeme haridusministeeriumile ettepaneku, et järgmisse ülikoolide halduslepingusse, mida praegu koostatakse, läheb sisse selline plaan, 150 sportlaskohta ja need 150 üliõpilast saavad siis nominaalaja kahekordistada, aga ei hakka maksma trahvi. See annab 2 asja. Inimesed ei pea jätma haridusteed pooleli
ja samal ajal ei kaota nad ka ravikindlustust, sest nad on üliõpilased. Ja lisaks sellele, ei ole seda, et pärast, kuidas ma jälle alustan, et nad ei saa nagu otsa peale. Et see lahendab meil selle mure ära, et kui meil on nutikad ja targad tippsporti pürgijad, siis nad saavad nüüdsest kergemini. Et need kriteeriumid me omavahel arutame praegu, kindlasti kõik Team Estonia sportlased sinna kohtadele peaksid mahtuma, neid jääb üle, siis on juba ülikoolide oma valik, keda nad sinna veel kutsuvad, me võime anda ülikoolidele muidugi nõu, et meie arvates need ja need sportlased, keda te kavatsete kutsuda, on või ei ole tippspordi potentsiaaliga, aga me kindlasti ei sekku seal enam ülikoolide valikuprotsessi. Et nüüd me oleme ära lahendanud selle probleemi siis noortele tipupürgijatele osaliselt. Aga loomulikult neid probleeme seal noorte osas jätkub veel ja sellepärast me praegu nüüd selle lisaraha saamisega räägime ministeeriumiga läbi seda ja ma saan aru, olid ise ka eile sellel arutelul, me tekitame alaliitudele vaba nimetut raha selleks, et noori aidata. Noortega on tihti nii, et sul on sügisel paadis ühed vennad, kevadel paadis teised vennad, eks ole. Meie ei pea, EOK ega ministeerium ei pea reguleerima seda valikut seal, otsused tuleb teha vastavalt lähimuspõhimõttele. Lähimuspõhimõte on see, et otsused tehakse seal, kus on info ja see on alaliit. Me loome alaliitudele rohkem vaba ja vaba otsustamise ruumi. Ma arvan, et me peaksime seda järjest, kui meil nüüd tekib veel nagu sellist raha juurde EOK-sse, siis see on see koht, kuhu me seda paneme. Ja selle keerukus on see, et siis küsivad ajakirjanikud, et kuhu see läks. Ja meie ütleme, see läks alaliitudele ja me usaldame oma alaliite, et nemad teevad targad valikud selleks, et oma sportlasi siis toetada. Ja, aga jällegi sekkun vahel, et siin tõesti, ma olen sellega täiesti nõus, aga sellega peavad alaliidud ise oma mõttemalli muutma, sellepärast, et ühelt poolt nad kiruvad. Et miks me anname selle enne kantise noorte raha otse noore sportlasele kõik nii, eks me ei saa. Nii, aga teine, nüüd kui EOK hakkab alaliitudele selle otsa andma, siis mulle on ka omavahelistes jutuajamistest ja need samad sportlased, võib-olla treenerid öelnud, et pagan küll, ma kardan, et üks hakkab tekki enda peale tõmbama ja kõik muu, et ühesõnaga nad peavad lihtsalt sellega, mul on tunne, et kohanema ja see võib-olla ei ole nii lihtne. Jaa, aga muidugi peavad ja ma võin sulle öelda, et sellega on pidanud kogu Eesti spordi üldsus kohanema, sest et üks piinlik näide sulle. Meil on praegu siis üks konkurss, täidame ühe sihtasutuse juhi konkursi kohta ja nii nagu ka aasta tagasi, see on täiesti avalik konkurss. Meil ei ole oma peas välja mõeldud, kes sinna läheb, nii nagu siis, kui me otsisime peasekretäri. Mäletatavasti siis ütles üks endine spordifunktsionäär, et see konkurss on vale ja tegelikult ma kindlasti ju tean. Ja ma näen, kuidas sellist onupoja poliitikat ongi Eesti spordis olnud väga palju. Sest ka praegu aasta hiljem tuldi veel meie käest küsima, kas tasub kandideerida. Nii et onupoja poliitika on üks halb asi, aga minu arvates peavad alaliidud tõepoolest võtma selle vastutuse ja selgitama, see ei saa olla nii lihtne, et ministeerium tegi tabeli, EOK põrgatas selle tabeli endast läbi ja alaliit ei pea üldse mitte midagi ei otsustama, ei vastutama, ei selgitama treeneritele ega sportlastele oma otsuseid. See ei ole õige. Nemad on need, kellel on päriselt see info ja nemad peavad selle lahenduse seal leidma, nii et oleks õiglane. Kas see lahendus on piisav? Seda me teame, et kindlasti ei ole, sest eelarvejoon meid ju kõiki piirab, eks ole. Aga ta peab olema ja tunduma sportlastele arusaadav ja õiglane. Ja minu arvates, kui alaliidus seda arutelu pidada, on see kindlasti arusaadavam ja õiglasem, kui me ütleme, et ministeerium tegi Exceli, me ei saa midagi teha. Ja nüüd on see, et me ajakirjandus, kui keegi pole rahul, siis lihtsalt me hakkame torkima neid alaliite ja kümned asjad seal paika pannakse. Muide, ravikindlustuse kohta ma tahaksin ka märkida seda, et need, kes ülikoolides ei käi, see on tegelikult täielik jama. Kohati on meie kas nüüd tippsportlastega või nendega, kes pühenduvad ennast täielikult spordile. Ma olen sellest kirjutanud ka, teinud loo, et küsin, et on sul ravikindlustus? Ütleb, et põhimõtteliselt ei ole, sellepärast, et ma ei saa palka, ma ei saa mingisugust stipendiumi, mõned alaliidud tagavad seda ise tihtipeale. Aga mitte kõik jälle. Just, sest et paljudel alaliitudel ei ole selle jaoks ressurssi, me saame sellest aru, ei ole alaliitu, kes ei tahaks seda teha, aga on alaliite, kellel ei ole selle jaoks ressurssi. Küll aga tahan ma seda öelda, et loomulikult ei lahenda see ära nüüd 100%, sest et minu käest on ka küsitud, meil on siin, teen alaliitude presidentidega siin ka olen teinud praegu seda aasta kokkuvõtet, et nendel oli ka eelmine aasta see mure, et tavaliselt räägitakse nendega 1 kord 4 aasta jooksul, et me ikkagi anname ka neile aru, nemad on ju lõpuks meie liikmed. Ja mul on ka seal oli see küsimus, see ei olnud isegi ülikooli kontekstis, see oli
Audentese kontekstis, et mul on noored, kes ei kvalifitseeru Audentese akadeemilistele nõudmistele, et mis nendest saab. Ja tõepoolest me peame nagu mõtlema, et kus need kohad on, eks ole. Et ma tean, et haridusminister on siin ka testimas mõtteid, et ka mõne kutsekooli juures võiks olla selline sportimisvõimalus tõepoolest olemas, et Kristina Kallas on üldse olnud terve see aasta nagu hästi tubli, et me oleme hästi palju saanud selliseid hariduse ja spordiinitsiatiive temaga läbi rääkida, kuigi ju tegelikult meie minister on kultuuriminister, aga EOK on hästi tööle hakanud selles vahes, kultuuriministeerium, haridusministeerium. Et me kindlasti peame siin neid lahendusi edasi otsima, sest loomulikult ei ole see universaalne lahendus kõikide jaoks. Mida teha, kui sul on väga hea noor sportlane, aga ta tegelikult võib-olla vajab hoopiski tugiõpet, et see gümnaasiumigi haridus läbi saada. Ja eile tuli meil EOK-s kokkusaamisel jutus ka see sama Audentes. Et seal on et Audentesele eraldatakse nüüd EOK poolt 350 000 iga aasta nii-öelda Team Estonia liikmetele, aga probleem on selles, et Audenteses ei õpi kõik Eesti parimad sportlased teatud ja paljudel alade isegi ligi lähedalt. Neil lihtsalt ei ole, võtame kergejuustik, võtame vehklemine kõik nii. Ja näiteks vehklemises on selge probleem, et neil on 2 väga tugevat tsentrit, on Tartu ja Haapsalu. Et miks nad peaksid tulema oma treeneri alt sinna Audentesesse. Järgmine küsimus on see, aga kas me ei võiks teha neid filiaale sinna Audentesse? Me ei tee Audentesse filiaale. Ministril on palju parem mõte. Ministri mõte on see, et meil on riigigümnaasiume päris palju. Mustamäe riigigümnaasiumis on seda katsetatud, nemad võtsid siis ühte klassi vastu inimesi, kes siis said hommikuti käia trennis, eks ole, ja ühesõnaga kohandati seda koolipäeva niimoodi, et nad saaksid teha ka nagu sporti. Et nad vist küll praegu selle piloodiga ei jätka ja see on väga mõistlik, et sa teed piloodi ära ja siis sa küsid, et mis nüüd nagu edasi saab. Ja minu teada minister Kristina Kallas tegelikult näeb seda niimoodi, et meil oleks siis riigigümnaasiumite juures eri maakondades see võimalus olemas. Ma arvan, see on väga mõistlik ja see peabki olema hästi paindlik. Sul ei ole mõtet kinni kirjutada ennast, et siin tohib olla, seal ei tohi olla. Tekib sul järgmine 3 sportlast Haapsalu riigigümnaasiumi lähedal, ma isegi ei tea, kas seal on, aga ju seal on riigigümnaasium. Et ühesõnaga seda asja saab tegelikult nagu teha, eks ole. Ainuke Audentese filiaal, mis meil on eks Otepää ja ma väga loodan, et see aitab säilitada pikas perspektiivis ka Otepää vallale gümnaasiumi. Et kui nemad seal saavad koostööd teha, nii et minu meelest me oleme siin ka nende mõtetega üsna hästi edasi arenenud, minu teada on see plaan, et oleks piirkondades neid õppekohti, on isegi koalitsioonilepingu osa. Ja, aga tähendab, seal jäävad siis nüüd nii-öelda mitte Audentesesse kuulujad osadest hüvedest ilma, eks, et kas või 3 korda päevas toitlustamine pluss siis meditsiiniline teenendus. Ei, nad ei jää ilma, sellepärast, et Team Estonia meditsiinilisest teenindusest nad ei jää ilma. Kui sa käid kodust kooli, siis emme isse annad süüa, see on tõsi, eks ole, kui sa ei ela ühikas, siis see on nagu arusaadav, eks ju. Aga nad ei jää kindlasti ilma tugiteenustest, et vastupidi, me ka oma tugiteenuseid tegelikult laiendame, me toome oma tugiteenuste alla nüüd sellel aastal ja selle jaoks saime me ka lisaraha, toome me ka parasportlased ja ka nemad hakkavad saama Team Estonia tugiteenuseid, ma arvan, neid on nendele samamoodi väga vaja. Ja lisaks sellele me oleme siis ka pidanud siin läbirääkimisi, siis oli veel minister Riisaloga, kellel on selline tahtmine, et kõik need erivajadustega inimesed, kes teevad sporti, saaksid sealt samast fondist, kus täna saavad erivajadustega inimesed vahendeid, et lihtsalt minna tööle, eks ole, minna uksest välja, et nad saaksid ka neid spordivahendeid ja me leppisime kokku, et siis Paralümpiakomitee on see nii-öelda otsustav koht, otsustav kogu, nii nagu vaata, kui sa tahad saada, ma ei tea, prille odavamini, siis silmarst ütleb, et sul on vaja. Nüüd on nii, et Paralümpiakomitee ütleb, et selle sportlasel on seda nagu vaja ja ma loodan, et uue ministriga see projekt ei peatu, et me saame sellega nagu edasi minna. Et selles mõttes me oleme teinud ka Team Estonia kaasavamaks, mis ma arvan, et on väga-väga tegelikult oluline. Samamoodi, kui ma näen, kui palju on õppida sellest, kuidas nagu mujal riikides asju tehakse, siis me ikkagi veel täna ei ole jõudnud ka selle valimislubaduseni, aga me kindlasti hakkame jõudma, et meie väiksematel alaliitudel oleks nii-öelda valmis materjalide pakett, et nad saaksid vähema kulu ja vaevaga täita meie liikmeks oleku nõudeid. Ja täna on selge, et näiteks üks hästi suur teema on spordikohus, et kui minust sai olümpiakomitee president, siis võeti vastu ka spordikohtu esmased reeglid. Nad võeti küll vastu, aga väga paljud olid pahased, et need reeglid ei ole sobilikud, nad ei olnud ka põhiseadusega kooskõlas paljude arvates. Me nägime palju vaeva, need on nüüd korras, aga need on korras
tolle hetke õigusruumi arvestades. Vahepeal on Euroopa Kohus hakanud tõsiselt vaatama, et miks üldse näiteks, et kui sa lähed kooli, siis sind ei allutata hariduskohtule. Et miks üldse on spordis, et tegelikult ei ole kohus, eks ole, sisuliselt on ta arbitraaž ja see ilmselt tuleb lähiajal Euroopa Kohtu suuniste järgi veel muutusi. Ja nüüd, kui iga alaliit peab kogu aeg ise välja mõtlema, kuidas ta oma põhikirja kohandab, siis see on mõttetu kulu, eks ole. Et selliseid asju me kindlasti oma liikmetele tahame edaspidi kindlasti ka pakkuda, nii et seda tööd me ka teeme, see ei kao kuhugi. Ja ma tahaks ka öelda, et me lubasime, et me vaatame üle EOK põhikirja, me kirjutame selle puhtaks, et seda on 30 aastat vähehaaval siit ja sealt muudetud ja dokument on suht keeruline ja tõenäoliselt vajaks ka kaasajastamist. Ja Kristjan Koll on väga vapralt vedanud seda protsessi, nüüd 3 nädalat tagasi läks siis meie poolt kiri Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele, et kooskõlastada need muudatused, sest et me peame olema kindlad, et need muudatused sobituvad olümpiahartaga. Nende hulgas on ka see valimislubadus, et president ei saa olla president kauem kui 2 ametiaega, mis oli ka minu selge lubadus. Nii et ka see saab tehtud tegelikult ja muud kohendused ka, mida liikmed on nõudnud, et seal oleks. Ja mingis mõttes tekib meil seejärel ka see arutelu koht, et kes üldse on meie liikmed. Et lihtsalt üks näide sulle, kui sa oled allutatud spordikohtu reeglitele, kas spordiajakirjanike liit peaks olema nendele reeglitele allutatud? Kui ta ei peaks neile olema allutatud, kas ta peaks olema EOK liige? No ütleme niimoodi, et meil on oma kohtud nii-öelda. Teil on oma kohus, ma tean, ma just sain sellest ka nii aru ühe protsessi käigus, et teil on oluline see teie oma kohus. Aga ma tahan seda öelda, et näiteks samamoodi, et ei jääks kinni siin ajakirjanike näitesse, kas spordiajaloo selts peab neid reegleid täitma? Aga kui meie liikmed peavad neid täitma, kas meil võiks olla erinevat tüüpi liikmeid? Ehk et kõiki selliseid arutelusid tegelikult ju saab pidada ja tuleb pidada. Ja nagu ma ka ütlesin, siis see töö on ju rahvusvaheline, eks ole, sest et me peame Rockiga rääkima ja kooskõlastama ja me oleme seda teinud, et Rockil, Toomas Pahiga sai kohtutud veel enne, kui tema ametiaeg läbi sai ja olen kohtunud nüüd siis ka Kirsti Caventriga ja me leppisime kokku, et teen pikema visiidi Lausanne'i koos oma kolleegidega, aga ma lubasin, et ma tõesti enne olümpiamänge ei tule, et ma võin öelda, et tema kabinetiülem oli selle lubaduse eest ja mõistmise eest väga-väga tänulik, eks ole, nii et me praegu ootame selle asjaga, aga ma olen üsna kindel, et saame sisse head suhted seatud ka praeguse, juba saimegi tegelikult, WhatsAppis on kõik olemas, mis sul vaja on, eks ole, et me saame arutada ka neid küsimusi, mis meil on olulised otse ilma vahendajateta ja hästi kiiresti, et see tegelikult on oluline. Räägime nüüd sellest põhilisest eduloost. Pidi Team Estonia eelarves olema päris suur kärbe, ligi 1 miljon, aga tuli hoopis tükis 2 miljonit juurde. Raske töö. Ja ma tahangi teada, et kas nüüd ministeeriumide uksed on ikka läbi kulunud ja tuleb välja vahetada või kuidas see õnnestus? Ja vaata, tegelikult on nii, et kui inimesed usuvad, et süsteem on läbipaistev ja inimesed näevad ka seda, et sa tahad seda süsteemi muuta loogilisemaks, seesama vastutuse andmine alaliitudele, noortele rohkem raha, et esimese medalini oleks kergem leida, siis inimesed saavad ju ka sellest aru, et sul ei ole võimalik muutusi teha, kui su eelarve on pigem kahanev ja mitte kasvav, sest siis sa peaksid ära võtma. Et see on alati väga-väga keeruline ja ma lihtsalt arvan, et meie kontseptsioon oli usaldusväärne ministrile ja tegelikult me osalesime, reaalselt käisime kohal koalitsiooni läbirääkimistel. Ja mitte ainult, meil oli ju kevadel ka Riigikogus arutelu sport riiklikult tähtsa küsimusena. Ja ka see ei ole veel kõik. Me oleme käinud parlamendi fraktsioonides, välja arvatud EKRE, kes meie palvele meid ära kuulata ei reageerinud. Kõigis teistes oleme me käinud. Me oleme rääkinud kõigi nendega. Me oleme näidanud neile ka väga selliseid järgmisi meie raha küsimise avanguid, et nendest minu arust kõige tähelepanu-väärsem on see, et meil on olnud selline projekt nagu sportkooli. On ju? Ja sportkooli projektile on 5 aastat on EOK eraldanud raha, omavalitsused on ka midagi sinna juurde pannud teise poole. Igas maakonnas on üks kool, siis, kus on klubid käinud ja saanud teha siis trenni tasustatult on ju koolide juures. Aga seda projekti ei olnud tulemust, on mõõdetud. Me mõõtsime. Antropoloogiakeskus tegi meile selle analüüsi, tulemust on veenvad. Ja me oleme kõigile fraktsioonidele täna näidanud, et kui seda programmi laiendada kõikidele koolidele, see maksaks ainult 12-13 miljonit riigieelarvest ja siis omavalitsuste poolt ka, eks ole. Ja see looks 200 000 tasustatud treeneritundi juurde meie süsteemi, ilma et Kultuuriministeerium peaks tõstma, kuigi nad tõstsid seda ka, ärge unustage, 1 miljoni võrra tõstsid nad ka seda treeneritoetust. Aga
ei ole mõistlik kogu aeg panna kogu survet Kultuuriministeeriumile, vaid tuleb ise leida neid teisi kohti, kus sa selgelt näed, et sa ühiskonnale lisad väärtust. Ja see kõik need protsessid, millest ma siin olen rääkinud, on tegelikult selle töö tulemus, et me oleme näidanud, et sport omab ühiskonnaga senisest palju laiemat puutepinda ja see puutumine on meile kõikidel kasulik. Ja vaat sellepärast tulid ka need Team Estonia rahad ja samamoodi tuli ja treeneritele see 1 miljon ja ma loodan, et meie järgmine lahingratsu lähema 5 aasta jooksul ehk ka vilja kannab. Kas hakkavad poliitikud ükskord aru saama, et medalid on tegelikult Eesti rahvale tähtsad? See nii kaua kuni käia ja tänitada, et kas te hakkate ükskord aru saama? Kindlasti Jaan ei hakka. Aga meie oleme rääkinud sellest, mida me saame teha, keda me saame kaasa kutsuda, miks meie arust on oluline, et see algklassidel näiteks oleks see sportimisvõimalus, sest et lasteaia lõpetab 26% ülekaalulisi lapsi ja iga poliitik, kes ka ei saa aru võib-olla medalite vajalikkusest, saab aru sellest, et rahva tervis on oluline. Inimesed saavad aru erineval moel ja sinu ülesanne, minu ülesanne EOK juhina, tegelikult iga ühe ülesanne ühiskonnas, kui ta tahab oma asja ajada, on näidata, kuidas sinu ja minu eesmärgid on ühed ja samad. Sõltumata sellest, et me tuleme eri kohtadest. Sest olgem ausad, kui esimestes klassides trenni ei sattu, siis medaleid ei tule. Aga kas ma pean selles veenma poliitikut, keda see ei huvita, küll aga huvitab laste tervis? Ei pea ju, ja ma ei tee seda. Ja selle peale siis tuleb mul kolleeg ja ütleb, et nende koolis oli siis nüüd see tunnid olid pikemaks venitatud ja tema algklassi laps käib ainult ühel päeval kehalise tunnis. Ja sellega paneme punkti, et sellele, et me ja meie unistus on ka, et meie pakume ju Tallinnas üldse mitte, me pakume igas maakonnas ühes koolis täna seda sportkooli ja minu probleem ongi see, et me nüüd 26 jätkame selle programmiga, aga see on piloot. Oleks ebaõiglane jätkvatagi, eks ju, ainult ühe kooliga igas maakonnas lõputult, see on meie jaoks mõttetu kulu, me oleme täna tõestanud kontseptsiooni, see töötab, parlamendis ka inimesed vaatasid, töötab, eks ju, meil on mõõdetud, meil on tulemused ja nüüd ongi otsustamise koht. Kas me tahame, et kõik esimeste teiste klasside lapsed üle kogu Eesti saaksid siis pädevate klubidest tulnud treenerite all treenida, hiljem minna siis nende juurde sinna trenni, või me seda ei taha? Lihtne küsimus. Ja vastus on kas ja või ei, aga meil on see küsimuse koht. Küsimus ei saa olla, et tehke midagi paremaks. Küsimus peab alati olema, siin on konkreetne plaan. Mis te arvate? Ja vaat see ongi see, mida me EOK-s täna teeme. Me ei räägi, et võiks, peaks on ja nii. Me teeme konkreetse plaani, näitame, et see töötaks ja küsime, kas me teeme. Ja tegelikult, nii palju kui mina aru saan ja ma olen selle peale mõelnud ka, et tegelikult ei ole riigil visiooni, kuidas see Eesti rahvas, Eesti noored, Eesti lapsed liikuma panna ja tervemaks teha. Et ma loen iga pagana aasta ühte seda sama, sellest võiks täiesti teha copy-paste ja ära muuta ainult need protsendiarvud. Et kaitseväkke tulnud noorsõduritest ei teinud nii ja nii palju läbi NATO testi ja see on kehvem arv kui eelmisel aastal. Tee copy-paste. Seal on see, et eestimaalaste liikumise harrastus aina väheneb kõik nii. Me räägime. Vist ikka aina ei vähene, sa ei saa seda väita. Mina ütlen täna, mina ei tea, kas ta väheneb või suureneb, et meil tehakse neid uuringuid, on tehtud küsitlusi, eks ole, ja me tahaks nüüd teha siis järgmine aasta ka sellise uuringu, kus me siis maakonna põhiselt tõesti saame objektiivselt paika selle, et kas ta suureneb või väheneb. Et täna ma ei oska su väidet kinnitada ega ei. Ma tegin aastat 4, 5, 6, 7 tagasi tegin nende andmete põhjal, kus Kultuuriministeerium hõiskas välja, et Eesti inimesed liiguvad üha rohkem. Seal olid kõik arvud, seal olid kõik kenasti asjad paigas ja samas Terviseministeerium kirjutas nädal varem või hiljem suure artikli Eesti inimesed rasvuvad üha rohkem. Tähendab, tehke mulle selgeks, kui Eesti inimene liigub rohkem, kuidas ta saab rohkem rasvuda? Okei, see ei ole tõenäoliselt minu ülesanne, aga oma bioloogi taustaga ma suudan seda tõepoolest selgitada. Liikumine üksi ei lahenda kehakaalu probleemi, tuleb ka toitumist jälgida. Ja loomulikult, ütleme, tervislik toitumine, ta ei ole tegelikult kallis, sest olgem ausad, köögiviljad endiselt siiski nüüd ei ole kõige kallim osa meie toidukorvist, aga ta on pagana tüütu. 4 lapse emana tean ma seda ise.
aga seda tuleb teha. Ehk et need mõlemad otsad peavad olema hoitud, nii toitumine kui ka see liikumine. Nüüd EOK ja liikumisharrastuse kompetentsikeskus, meie piir on siiski liikumine, eks ole, ehk et rasvumise eest me vastutust selles mõttes ei võta, aga seda poolt me tõepoolest üritame lahendada. Sa ütled, et riigil ei ole plaani. Riik lõigi 3 aastat tagasi liikumisharrastuse kompetentsikeskus, et tekitada see plaan. Ja ma olen nõus, et plaani asemel oleme me saanud erinevaid katsetusi, mis meid informeerivad, aga me ei ole veel saanud nagu head plaani. Et me kindlasti praegu, nüüd kui me, ütleme, kogukonnas on räägitud, et me hakkame seal uuesti lähtestama seda LHKK-d, me otsime sinna uue juhi. Nüüd on kohe tulnud minu juurde näiteks Eesti liikumisrajad, kes küsivad, et me oleme näinud, et on vaja teha ka, ütleme, liikumist toetavaid turundusprojekte, aga me tegelikult tahaks teha ainult infrastruktuuri. Lepiks kokku, et meie teeme infrat, te võite meid usaldada, seda me ei jäta, aga tehke teie seda teist asja, et me garanteerime, et see infra on alati seal, muru on niidetud, eks ole, saate sinna minna, aga tehke seda teist poolt, tehke teie. Täna hommikul tuli minu juurde kindral Karus, kes on ühtpidi tuntud kui Laskurliidu president, aga teistpidi on ta ka see inimene, kes kaitseväes püüab mõelda meiega koos, kuidas siis liigutada ja nende nägemuses siis mitte sugugi ainult neid noori, kes tulevad gümnaasiumisse, vaid siiski ka neid, kes näiteks on reservistid, sest nad saavad need poisid üsna vormi selleks ajaks, kui nad kaitseväes lõpetavad oma ajateenistuse. Aga nüüd, kui vanuseni 61 peaks seda vormi hoidma. Ja siin on ju täielik kokku puutepunkt. Tervisekassa sääst tuleb ka sellest, kui mehed vanuses 30–60 ei hakka ülekaalulised olema, kõrge vererõhu all kannatama, töövõimet kaotama, eks ole. Kaitseväel on seda vaja ja me kõik oleme sellest ühtemoodi huvitatud, ehk et meie huvi liikumisharrastuse kompetentsikeskuse kaudu on saada aru, mis me peame siis tegema. Aga tegijaid on põllul, LHKK ei ole tegija. Tegijad on ikkagi maakonnaspordiliidud, Kaitseliit, koolid, klubid, kõik need, eks ole ju. Ja meie asi on lihtsalt vaadata, et kaetud oleks üle elukaare ja üle Eesti, eks ju. Me oleme täna jõudnud nüüd sinnamaani ka, et kohalikud omavalitsuste valimised on möödas, maakonna spordiliidud on meile ise tegelikult Tartumaa spordiliidu eestvõttel pannud kokku oma soovilisti, et mida nemad nagu näevad, et kus saaks paremini, ütleme, nendel on eelkõige vaja teada, kus on parimad praktikad ja et nad võiksid kõik võrdselt neid parimaid praktikaid rakendada. Ja siis, meil on ka ilmselt mingid ootused nende suhtes, täna tuli välja, et ka kaitseväel, eks ole, mingid ootused, siis me saame minna nüüd kohalike omavalitsuste juurde ja sõlmida selle hea tahte kokkuleppe, et nende osa, mida MSL-id neile teevad, mida nemad MSL-idele teevad, millega meie toetame. Ja ega see niimoodi samm-sammult lähebki, et hästi oluline on süsteemsus luua, et me ei tee üksikuid projekte, vaid me teeme süsteemselt edasi liikuvat asja, mida me ka vahepeal mõõdame. Jällegi, probleem on paljuski selles, et nagu räägitakse, meil on tõesti terviserajad, kõik igast muud särgid-värgid on olemas ja tõesti, meil on väga head terviserajad. Aga samas on meil piirkondi, kus lapsed ei mahu trenni, kuna ei ole saale, ei ole jääd. Et seal tegelikult jäävad kümned ja kümned, et mitte öelda 100 lapsed nii-öelda spordikogemusest ilma, aga meil on väga head terviserajad. Inimene, kes tahab võrkpalli mängida, ei lähe ju siis terviserajale jooksma selle asemel. Et kas siin kui me teeme mõned terviserajad vähem, aga me mõned nii-öelda treeningvõimlad või treeningjääallid selle asemel ehitaks. Ja muide, üks asi on veel, et tegelikult on tekkinud, ma ei tea, mitte väliselt, ajakirjandus ei ole selleni veel jõudnud, aga tuleb jõuda, et me räägime praegu superrallist ja ka eile kolleegiga rääkides oli tema kindlal veendumusel ja pani ka mind selle peale mõtlema, et põrgu see superrall, aga tegelikult on meil vaja väikesi treeningkeskusi teatud piirkondadesse just selleks, et lapsed saaksid treenida. Ja keegi peaks selle diskussiooni ja tegelikult keegi peaks nüüd
lihtsalt selle enda kätte võtma ja hakkame nüüd mõtlema, et mida meil tegelikult vaja on. Vaata Jaan, keegi ja mõni on väga halvad koduabilised. Et nemad ei tee sinu eest asju ära. Ehk et meie muidugi ei ütle kunagi, et keegi peaks. Meie teeme. Et multialli projekti me teeme ka, sellepärast, et meil on selline tellimus ministeeriumist ja meil on, ma olen täiesti kindel ka väga hea konsultant Soomest, kes aitab meil selle Exceli valmis saada, mis näitab, et mis see punane osa siis on, eks ole, et noh, kui palju ta võiks olla tasuv, aga see ei ole muidugi spordibaas, siin on tegemist võistlusalliga, eks ole. Kui palju ta võiks olla tasuv, millised kommertslahendusi sinna juurde nagu pakkuda, eks ole, Tallinna linn on siin pakkunud, et nemad teeksid, kui see all tuleks sinna Ülemistega kaubajaama, et siis nad teeksid selle ümbruse 20 miljoni eest korda, eks ole. Ehk et meil on nagu killukesi sellest asjast, aga meil tegelikult ei ole seda Excelit, mis meile ütleks, et mis on selle projekti, noh, ütleme, rahaline lisavajadus või on see tasuv või see ei ole tasuv, eks ole. Et kui me oleme selle Exceli valmis saanud, siis on see koht, kas otsustada, kas meil on vaja või ei ole, seni on kõik arvamus. Siis on see reaalne otsus, mis põhineb mingisugusel arvestusel. Eks ju? Täna on see arvamus, on vaja, ei ole vaja. Nii, jätame selle multialli praegu kõrvale. Võtame nüüd siis need ülejäänud spordibaasid. Meil on tõesti, kuna meil on olnud 30 aastaga hästi kiire rahvastiku ümberpaiknemine, siis paratamatu on, et meil on ka neid alevikke, kus on 2000 inimest, 2 spordisaali, ujula ja staadion ka veel. Ehk et loomulikult meil on selline, noh, ei klappi, eks ole. Et sellega tuleb loomulikult tegeleda. Nüüd suur hulk nendest objektidest tegelikult noh, on selgelt selle sama maakonna spordiliidu ja kohaliku omavalitsuse vaheline asi, et nad ei ole noh, objektid, kus EOK peaks oma nina üldse toppima, sest taaskord lähimuspõhimõtte järgi on see nende teada. Kes neil on, kus neil on, millised on tugevad klubid, mida nad nagu tahavad, eks ole, seal edendada ja toetada. Nii et ma arvan, et noh, see diskussioon on kuskil seal. Ja siis on meil need objektid, mis on nii-öelda riiklikult tähtsad. Noh, me teeme seda nimekirja, sest ka seda on meilt nagu palutud. Parlament ootab seda nimekirja, me oleme korjanud alaliitudelt kokku objektide nimesid, objekte, mis noh, on piisavalt suured, et öelda, et nad oleksid nagu riiklikult tähtsad. Ja me peame selle nimekirja spordirahvaga selgeks vaidlema, enne kui me anname selle poliitikutele. Sest et kui poliitikud hakkaksid seda ilma spordirahvata vaidlema, siis ma arvan, me saaksime imelikuma nimekirja, kui me tegelikult tahame. Mõned asjad on ka juba liikunud, et Tallinna linnavalitsus on näiteks ju ujula hanke välja kuulutanud, arhitektuurihanke, ja ma väga loodan, et linnavalitsus vahetus ei aeglusta seda protsessi, sest et praeguse kava järgi ütles mulle Kaarel Oja, et noh, et LX treenida ei saa, aga maha ujuda juba saab. Nii et noh, ma loodan, et ka see protsess läheb edasi. Aga nõus, loomulikult see, kui meil on kuskil staadion, mis on tühi, ei tähenda seda, et kuskil ei ole neid lapsi, kes ei mahu jääle ära. Ja neid asju tuleb arutada, aga jah, kohalikud tähtsusega spordiobjektid on selgelt MSL-i ja siis kohaliku omavalitsuse noh, nagu rida, eks ole. Et loomulikult, kui keegi tunneb, et ta vajab kompetentsi, siis meie kinnisvarakomisjon, nagu me seda kutsume, ehk et siis spordiobjektide komisjon, et mida juhib Raivo Rand, on alati valmis nõustama. Noh, kuni sinnani välja, et Erki Nool alati ütleb, et kui keegi tahab, et staadionil päike paistaks õigesti nii, et seal oleks päriselt hea kergejõustiku teha, siis küsige nagu meie käest, eks ju. Et noh, kõike seda infot me vahendame, aga päris kõike me ise tegema ei lähe, sellepärast et siis jääb see jälle sinna õhku, et keegi või mõni peaks. Ütleme selgelt ära kohalikud objektid, MSL-id, kohalikud omavalitsused. Aga miks peaks üldse EOK selle superralliga tegelema? Meil on riiklik, mis on kinnisvara aktsiaselts, et kas neil ei ole rohkem kompetentsi? Tänases faasis ei ole. Kindlasti ei hakka meie seda halli ehitama. Aga täna me ei ole ju koppa maasse löömas. Täna on küsimus selles, millised oleksid kulud, potentsiaalsed tulud, millised sporditegevused sinna mahuvad. Noh, näiteks lihtne näide, kontrollida, et kui kõrge peab all olema, et iluvõimlejad ka saaks teha. Aga kui kõrge peab olema, et ronijad saaks teha? On ju? Ehk et sa pead nagu need asjad meie maailmast kokku korjama ja lisaks sellele on ka kultuuriinimestel ju oma huvi, on ju. Ja minu käest on ka küsitud, et miks teie seda teete, et seda võiks ju teha, noh näiteks mõngi kultuuriorganisatsioon. Siis ma alati küsin, et kuidas pidi sulle meeldiks? Kas meie arutame oma vajadused ja küsime kultuuri käest ka või kultuur arutab oma vajadused ja küsivad meie käest ka? Ma ise võtaks parem initsiatiivi, aga ma luban kõigile kultuuriinimestele, et me kindlasti kontserdikorraldajate ja kõigiga tegelikult suhtleme ja täna me teeme tegelikult midagi, kus ma arvan, et EOK on unikaalselt pädev, sest meil on need alaliidud, on meie liikmed. Me teeme tegelikult tasuvusuuringut, ehk et kulud, tulud ja loomulikult me kaasame ka kultuuriorganisatsioone. Minu arust on see täitsa mõistlik plaan, et meie seda täna teeme, kahtlemata ei hakka meie seda halli ehitama. No tegelikult EOK-ga on ka probleeme, kui spordirahvast kuulata, näiteks kas või see Õhtule artikkel, et
EOK nii-öelda mitte juhatus, vaid juhid on liialt enda külge kapseldunud ega suhtle liiga palju isegi juhatusega, rääkimata teistest ja siin on mitmel puhul kõik seda välja toodud, et isegi juhatuse liikmed ei tea, mis tegelikult tehakse ja tähendab ühesõnaga. Ka mul on selline kogemus näiteks olemas, et ma räägin, et ühe teie projekti puhul, mis võib-olla kõige paremini õnnestunud, eks, ja mulle saatis üks hästi EOK-le lähedal olev inimene sõnumi, et ma kõik rääkisin neile täpselt samast asjast ja lootsin, et see muudetakse ära, aga ei tuhki. Ja täpselt sama juttu rääksid ka 2 inimest mulle telefonikõnes. Et ühesõnaga, ma saan aru, et sa viitad praegu Team LA projektile ja koostööle Alekseile ja minu sportlasega. Ja. Et meil oli selle üle juhatuses pikk arutelu, kus me tõesti arutasime ja me arvan, see oli meil kõige piiripeamsem otsus, et kas me üldse läheme üritama teha midagi, mis aitaks individuaalsportlastele EOK kaudu raha koguda, sest lõppude lõpuks me võiks ka käed puhtaks pühkida nagu seni öelda, et alaliidud tehke. Ja meil on ju seal ka alaliitude esindajaid ja tõepoolest see arutelu nagu oli, et kus see piir on. Ja see piir sai selle aruteluga nagu paika, eks ole, ehk et see ongi see, et me tegeleme ainult seal, kus on võimalik koondada mingisuguseid teisi meeskondi, näiteks Team LA-d saame koondada ainult meie, keegi teine ei saa. Ja me seetõttu ei otsigi kunagi ühelegi individuaalsportlasele omaette, kui me nüüd oleme käinud rääkimas ka siin potentsiaalsete ettevõtjatega, siis vahest küsitakse ka, et aga kui me võtaks ühe, siis me ütleme, et minge siis alaliitu. Meie sellega ei tegele. Meil oli väga suur ja põhjalik arutelu selle üle tegelikult ja see otsus ei olnud ühehäälne tookord. Ma mäletan, et seal oli päris palju neid, kellel jäi kõhklus hinge, aga lõpuks ikkagi leiti, et me proovime ja minu sportlase oleme saanud, ma olen kindel, et me suudame ka leida need olümpiatiimide rahastavad ettevõtted, sest tegelikult meil ju on ka täna, kas või meie näiteks selline toetaja nagu Synlab, kellega koos me oleme startinud oma esimest teadusrahastuse projekti, et Ungaris seda teha, verenäitude põhjal antakse sportlastele treening ja toitumisnõu, meil on seal piloot täna käigus, eks ole, me oleme kaasanud sinna teadlased, treenerid, sest meil on see muna ja kana probleem hästi terav seal, et ei ole andmeid, siis ei oska neid kasutada, on. Ja näiteks meie laskesuusatajad sokutasid ennast lihtsalt Norra olümpiatoppenisse, et arutelu koht äkki õnnestub meil ka, aga võib-olla me oleme liiga suurtükk, siis me peame kuidagi mõtlema, kuidas me ise saame seda asja nagu kopeerida, eks ole. Ehk et niisuguse arutelusid me kogu aeg tegelikult peame ja see arutelu tõesti juhatuses oli ühtesid hääli ja teisi hääli. Aga jah, tõepoolest, Andrus Vaher küsis minu käest ka, et osadele tundub, et nagu meie saame kogu aeg, mis me tahame. Et üks asi on see, et me ei tee mitte midagi, mis ei ole meie programmis või strateegias. Absoluutselt mitte ühtegi sellist asja, mis ei oleks meie strateegias ja tänavuse aasta tegevuskavas me ei ole ette pannudki. Me teeme ainult neid asju, ehk et küsimus saab olla selle all, kuidas neid teha, kui kiiresti teha, milliseid valikuid nagu seal teha. Ja me oleme nüüd võttes siis nagu kuulda seda kriitikat Kristoga arutanud, et me nüüd juba teemegi niimoodi ja tegelikult juba paar viimast korda oleme teinud. Meil on 1 kord 6 juhatuse koosolek, vanasti oli ainult vist korra kvartalis, meil on 1 kord 6, tagamaks seda, et kõik on kaasas. Ja siis me teeme niimoodi, et kui on mingi keeruline küsimus, näiteks meil viimases juhatuses oli just see treenerite koolituse süsteemi ümber tegemise aluseks olev analüüs, mille Jarko Koort väga tublisti on valmis saanud ja me ei otsusta, me arutame, neil on nüüd aega minna ja mõelda, rääkida läbi alaliitudega, neil kõigil on need alaliidud, kes on kellele nemad on kontaktpoint ja tulla 6 aja pärast tagasi ja siis rääkida kaasa rohkem. Aga siin on kahtlemata see probleem ka, et info asümmeetria ei kao sellest ära. Selle lihtsal põhjusel, et Kristo ja mina ja Gerd ja Tiit, meie oleme selle asja sees iga päev. On ju? Aga nemad ju ei ole ja pluss nad on ka vabatahtlikud, ehk et meil alailma juhtub see, et Jaanika tuli eelmine kord, ütles, et kuulge hei, et kas te valiks välja, et meil on siin vaja, oli üks hääletus välja kuulutatud, et mitte keegi ei ole nagu hääletanud. Selgus, et keegi olnud antud materjalide lõpuni lugeda jaksanud, eks ole, ehk et seal tekib seda. Ja siis meil on olnud ka selliseid olukordi, kus juhatuse liige ja minu kolleegid olid väga õnnetud, mina ütlesin, et see ei ole probleem minu jaoks, eks ju. Kus juhatuse liige läks ja ütles teemal, mida me olime 2 juhatust järjest arutanud, kus teda ennast ei olnud kohal.
ütles Facebookis midagi välja, eks ole. Ja väga palju oli neid, kes olid nagu õnnetud, et teda ei ole ju siin olnud just nendel 2 koosolekul, ta ei saanud olla, tal olid väga objektiivsed põhjused, eks ole. Aga noh, sa saad ju aru, et inimestele siis tundub, et kuidas nii ja miks nii, et kas juhatus oli informeeritud ja juhatuses lihtsalt kõik ei olnud kohal ja need väited, mis esitati, olid osalt valed, võib-olla just sellepärast, et polnud kohal, aga osalt ka õiged. Ja sellepärast ütlesin mina, et me ei viska last pesuveega välja ja me hakkasimegi, suhteliselt kiiresti, eks ole, kasutades ka seda, et üks juhatuse liige oli öelnud, et asjad on halvasti. Ei ole mõtet öelda, et ei ole, kui ka mina leian, et saaks teha paremini ja efektiivsemalt. Ja me hakkasimegi muutma, aga teda ennast ei olnud tegelikult kohal olnud. Nii et midagi ei ole teha, infoasümmeetriat vastu me tegelikult ei saa, me kontrollime seda selle pikema info jagamise protsessiga, me kontrollime seda probleemi sellega, et ka nüüd me tuleme ju, võtame strateegia ette, vaatame, need asjad on tehtud, järgmine aasta teeme neid asju, kinnitame selle tegevusplaani ära, me näitame, kuidas alaliidud saavad, eks ole, raha, milline on see mudel seal, suured alad, olümpialad, väiksed alad, eks ole, ja see on Excel ja me oleme ka kõigil ainult ühte asja, me ei tee selles Excelis erandeid. Ehk et minu arust läbipaistvuse ja selle onupojapoliitika hirmu vähendamiseks ei ole ühtegi teist viisi. Ükskõik kui palju ei luni ja ei palu, erandeid ei tehta ja me ei tee neid. Et see on hästi oluline, et siis ma arvan, see kaasatuse tunne ja see tunne, et kui ma nagu praegu ei olnud seal, siis äkki keegi kuskil puges mööda ja saab mingi eelise. Et ma võin kõigile kinnitada, et seda ei ole ja ma olen ka aasta otsa toiminud sellel põhimõttel, et mina ei mäleta, kes valis keda ja hääletas kelle poolt. Minu jaoks ei ole selle mingit tähtsust, sest nii nagu Ameerika Ühendriikide presidendid, nende kõnes on alati see I am the president of all the citizens of United States, siis mina seisan kõikide meie alaliitude ja kõikide meie sportlaste huvide eest, täiesti sõltumata sellest, kas nad on minuga nõus, kas nad ei ole minuga nõus ja eks me siis arutame ja vaidleme ja sugugi mitte alati ainult juhatuses, et me saame ju kokku ka spordivõistlustel ja saame seal asju arutada. No jah, seal on tulevad sisse teatud lapsused, mis võib-olla võimenduvad just spordirahva hulgas, kes saavad tegelikult asjast aru, ma toon selle sama Team LA puhul näite. Kõikides riikides, paljudes riikides räägitakse juba ammu noorte puhul tiim Brisbane'ist. Aga meil on sinna tiim LA-sse pandud noored sportlased, kes never ever ei jõua LA-sse. Ma võin oma suvemaja pandiks panna. Ära pane ja seda suvemaja panti, vähemalt mitte selle koha peal. Et tegelikult on niimoodi, et me liitsime sinna juurde need noortekoondised sponsoriga ka rääkides, et loomulikult need sportlased ei ole veel LA, et need on noored. Ja tõepoolest, kui kellelgi oli sellest nagu keeruline aru saada, siis me nagu muudame seda kontseptsiooni. Aga fakt on ka see, et pahatahtlik käsitlus võis meilt ära olulise ressursi ja ma siinkohal küll olen päriselt ka natuke ikkagi solvunud siiamaani, et selle asemel, et püüda sisust aru saada, öeldi, et miski ei kõlba, mis hirmutas tegelikult, mis tegelikult viiski selleni, et meil täna üks tore abiline, kes väga-väga palju Eesti sporti panustab, on natuke solvunud, see on väga halb olukord tegelikult, eks ole. Ja kindlasti on natuke õnnetud ka need sportlased, kes seal olid, eks ole, aga mul on soovitus, ärme sellest praegu rohkem räägi, see ei ole mõistlik. Mida ma tahan öelda on see, et ei tule kohe ka kõik asjad esimesel katsel 100% õigesti välja. Et meil mõni asi õnnestub, mõni asi õnnestu, lähme uuele katsele, teeme ümber ja teeme paremini. Ehk me ka näeme, kuidas see minu sportlane, eks ole, teises laines korjab praegu kiiremini, kui esimeses laines korjas, eks ole, nii et see on õige. Aga loomulikult loota, et nüüd kõik on ühel hetkel nii õnnelikud, et Eesti spordis tehakse 100% ainult asju õigesti, kõikide inimeste vaatest, vaadates, kui kirju on meie oma juhatuse koosseis, see oleks päris absurdne. Et sellise olukorra võid sa saavutada ainult igasugusest vastutusest loobudes ja lastes asjadel minna oma soodu. Meie seda ei tee, me tegime strateegia, me teeme iga aasta tegevusplaani, me viime selle tegevusplaani ellu. Ja me vaidleme oma juhatuse ja teiste oma liikmetega selle üle, millised on need elluviimise teed, aga me oleme siiski need eesmärgid omavahel ikkagi kokku leppinud, nii et ma tahaks küll öelda, et minu arust praegu käib, Eesti spordijuhtimine palju läbipaistvamalt ja demokraatlikumalt, kui ma isegi ütleks, et see käib rahvusvahelisel tasemel.
Aga kommunikatsiooniprobleeme tegelikult on, et see oli päris koomiline lugeda, kuidas kui Erki Nool tõi välja selle liikumisharrastuse kompetentsikeskuse nii-öelda kõrged töötasud ja juhatusliikmete töötasud, et milline paanika hakkas nagu mis koomiline seal oli? Mingit paanikat ei hakanud. EOK asepresident Tiit Pekk kirjutas Facebookis vastuseks Erki Noolele. Erkil on õigus, kuigi ta numbrid on valed. Ja tal olid valed numbrid. Miks need numbrid valed olid? Ära minu käest küsi, mina 24. aasta LHKK aruandest kindlasti ei hakka vastutama. Aga Erkil, me kirjutasime, Erkil oli õigus, kuigi ta numbrid olid valed. Ja meil oli väga suur pahandus sellest maja sees, sest ka meil ollakse harjunud tegelikult EOK-s ja sihtasutustes, et ükskõik õige või vale, aga vastu nina saate, kui te midagi ütlete. Ja nüüd me läksime meie, eks ju, ja ütlesime, et Erkil on õigus. Ja me ka hakkasime neid samme tegema ja ma täna see, mida ma kirjeldasin, kuidas me seda LHKK-d uuesti lähtestame, see tegelikult on osa ka sellest arutelust, mida Erki pidas. Ta pidas seda viisil, mis ka minu meelest on, ei olnud parim, sest et tema oligi see, kes ei tulnud 2 korda juhatusse selleks, et rääkida, eks ole, sellest. Meil oli see 2 korda järjest juhatuses arutelul. Ja ma saan aru oma kolleegide kurbusest, et see asi hakkas niimoodi hargnema. Aga meie ei eitanud, et tal oli õigus. Vastupidi, sa võid üles otsida selle Tiidu postituse. Meie ütlesime, et tal oli õigus. Ja, aga need numbrid ka ei olnud need numbrid olid valed. Numbrid olid valed, aga veel kord, meie keeldume neist numbritest rääkimast, sest need on numbrid 24. aasta kontekstis ja meie ei vastuta 24. aasta tegemiste eest. Aga samas saab teid ka kenasti kiita. Te olete juba üsna kiire ajaga arenenud. Et mul oli alates Tiit Nuudi aegadest oli kommunikatsioon EOK-ga see, et kui sa helistad, kas inimene võtab vastu, saadab sõnumi, millal on aega rääkida ja kõik. Aga nüüd veel selle nii-öelda aasta esimeses pooles helistad, ei võta vastu, helistad teisele, 3. kõik, mitte midagi, kõik, saadad sõnumi. Lõpuks kuidagi kuskilt maalt tuleb mingisugune ja mis kõige naljakam oli see, et helistab mitmele inimesele ja siis võeti telefon vastu, ütles, et sel teemal kommenteerib Kristo Tohver. Oota, mis mõttes sel teemal? Ma ei ole ühegi inimesega üldse saanud rääkida. Kuidas te teate, millest ma kirjutan? Ja ühesõnaga, nagu mina sain aru, hakkas nõiajaht, et millest see pagana Martinson nüüd jälle kirjutab, raalisid selle lõpuks välja ja juba siis oli kellegile edasi antud. Nüüd ma tahan lihtsalt öelda, et praegu on väga hästi, inimesed helistavad tagasi, ma saan neid kätte ja praegu... vaata, sinul on hästi, aga sul on see, sa pead ka sellega arvestama, et meil läheb aega, kuni me asjad tehtud saame. Kas sa arvad, et meil oli väga lihtne veenda meie juhatust, et meil on vaja kommunikatsioonijuhti? Vastupidi, ma ei hakka nimesid nimetama, sest Chatham House'i võiks kehtida, aga meil oli neid, kes kahtlesid, kas meil ikkagi on vaja kommunikatsioonijuhti, sest kõik ütlesid nagu, et teil on nii pisike tiim. Milleks teile kõik need kommunikatsiooni inimesed? Avat, see ongi see vastus. Ehk et tegelikult ma olen nõus selle kriitikaga, et meil ei olnud kommunikatsioonijuhti, mina võtsin üle EOK, millel ei olnud kommunikatsioonijuhti. No enne ei olnud ka kommunikatsioonijuhti, kõik asjad said kenasti aetud. Ei, ennem oli üks asi oli võrdlemisi erinev. Ennem ei olnud EOK-l ka ambitsiooni olla selle suure puutepinnaga ja need küsimused, mis tulid, puudutasidki põhimõtteliselt üsna kitsast ringi teemasid, kes läheb olümpiale, kuna läheb olümpiale, niisuguse asju, eks ole. Aga nüüd seoses sellega, et me tulime, lõime strateegia, lõime oma tegevuskava, laienes see küsimuste ring hästi kiiresti ja me saime aru, et meil on vaja hakata ka nendel teemadel rohkem rääkima, ehk et Merili, keda te ju kõik teate, kes on nagu super, eks ju, Team Estonia kommunikaator, ei jõudnud enam toime tulla ülejäänud teemadega, ammugi siis nende sihtasutuste ülese teemaga ja sellepärast on meie tiimiga liitunud kommunikatsioonijuht. Ja meil on veel palju kohti, kus ma võiksin ise olla veel väga palju kriitilisem, kui sina hetkel olid. Aga me ei tee neid asju kiiremini osalt ka sellepärast, et pead sellest aru saama, et meid on väike tiim, 9 inimest. Et sellega ei ole väga palju võimalik teha, eks ole. Ma ise tunnen, et ma teen nagu täiskohaga tasuta tööd, eks ole. Aga ma ei saa seda eeldada, et seda teevad kõik spordis toimetavad inimesed, see ei ole lihtsalt võimalik. Ja siin tegelikult on küsimus nii spordirahval kui ka minul endal. Kas EOK peab võtma endale nii suure hulga kõrvalkohustusi, kui tema esmane ja minu jaoks täiesti
mäekõrguselt esimene eesmärk on toota tippsportlasi ja toota medaleid. Ja te räägite laste ja kõikide noorte ja kõik liikumisharrastusest. Ja siin ongi see, et see ju läheb ilusasti ja täpselt selle funktsiooniga kokku. Ma olen ise näinud, kuidas medalivõitjad ja medalid toovad lapsi spordirajal. Ma olin ise kehalise kasvatuse õpetaja, kui Allar Levandi vägevad sõidud ja kujutad ette, mul 2. klassi poisid tuleb, õpetaja, me tahame minna kahevõistluse trenni. Nii. Küsimusest sain aru. Sinu küsimus on see, et kas meie ei peaks tootma medaleid ja siis saame oma medaliste saata koolidesse. Las jälle keegi ja mõni tegelevad selle laste liigutamisega. Nii ongi olnud. EOK on lasknud kellegil ja mõnel tegutseda laste liikumisega. Kas me saime medali Pariisist? Kas me näeme praegu palju paremad välja? Ja see ongi probleem. Aga see on probleem. Ja nüüd ongi see probleem. Kas meie jätkuvalt ütleme, et keegi ja mõni peavad need lapsed liikuma saama? Või me teeme selle analüüsi sellele sportkoolis programmile, või me juhime riigi tähelepanu sellele, et meil on siin liikumisharrastuse kompetentsikeskus, meil on MSL-id, meil on alaliidud, mõtleme, kuidas me saame need lapsed liikuma. Fakt on see, et see vana mudel, kõik tehke midagi, keegi ja mõni teevad, mitte keegi ei teinud. Igal ühel on täpne üles. Meie nüüd teeme ja loomulikult ei lähe ju meie hariduses programmi muutma, seda teeb, eks ole, haridusminister. Ja kahtlemata haridusminister töötab meiega kaasa. Aga sa ei saa minna nii üldise jutuga, et kuskil on haridusminister ja haridusministeerium, pandagu lapsed liikuma. Aga sa saad minna selle jutuga, sportkooli programm, 5 aastat tehtud, tulemused on head, maksaks 12-13 miljonit ja kõik 1. ja 2. klassi lapsed saaksid kokkupuute klubispordiga. Ja vaat see on see, mida meie saame öelda haridusministeeriumile. Ja kui sa ütled, et see töö on liiast meie jaoks, siis näita mulle see keegi või mõni, keda sa mainid, kes peaks selle töö ära tegema. Mina ei tea Eesti spordiväljal kedagi, kes seda tööd teeks ja see senine mudel, et meie keskendume ainult tipule, see näitab ju seda, et me tegelikult on baas alt ära kadunud. See, et me ei aita esimese medalini inimesi, see on olnud ka EOK tegemata töö. Samamoodi, me püüame seda auku nüüd täita. Aga see vana mudel selgelt ju ei töötanud. No meil on, kes tegeleb laste liikumisharrastusega, meil on igasugused ministeerium, sihtasutused, meil on kõik omavalitsused, see on nende ülesanne. See on hülgemöla, senikaua kuni sa ei ütle. Kaitseministeerium, me saame aru, teie huvi on see, et mehed vanusest 30-60 liiguks. Teie huvi on ka see, et jõuaksid poisid kohale sõjaväeteenistusse heas vormis. Tulge, istume laua taga. Meie liikumisharrastus, teie, meie maakonna spordiliidud, meie klubid, mis me teeme? See, et teil on seal ju 100 ministeeriumit, keegi võiks midagi teha. Jaan, see ei vii mitte kuhugile ja selliseid asju mina ei tee. Ma ei ütle, meil on seal tervisekassal on miljardeid, võtame sealt 100 miljonit ja ujutame sellega spordi üle. Keegi või mõni ikka õnnestub. Ma ei tee selliseid asju. Ma teen väikesi, konkreetseid projekte. Alaliitudele rohkem vabadust, sportkooli mõõdetud, küsime, kas saaks selle raha juurde. LHKK selge on teinud palju huvitaid projekte, aga võib-olla ei ole näidanud seda edasiliikumise suunda ja ka mõõdikuid ei ole paigas. Selge, teeme need asjad korda, mõõdikud, vaatame, mis me saame kõik koos teha. Kas me peame ise tegema või me peame laskma teistel teha ja nende tegemisi toetada? Arutamise koht, eks ole. Et Tallinna linnaga arutasime, Tallinna linn pani 5 miljonit juurde, eks ole, laste ja noorte sporti. Just sellepärast, et arutasime, jõudsime tulemuseni, kuidas seda kõige paremal viisil teha. Ehk et sul peab olema konkreetne partner, konkreetne projekt ja siis me teeme selle ära. See jutt, et kuskil on 1 miljon ministeeriumi, kes võiks millegiga tegeleda, see on täpselt see, keegi tehku, mõni kandku. Ja see on asi, mida mul on lapsena õpetatud, ei kanna mitte kunagi vilja. Keegi ei pese põrandat, sina pesed põrandat. Keegi ei tee sportkooli, sina teed sellele analüüsi peale. Keegi ei tegele sellega, et rääkida parlamendiliikmete ja poliitikutega, sina tegeled sellega. Ja see on ainus viis, mis edasi viib ja sellepärast me niimoodi neid asju teemegi. Aga Eestis ei ole mitte ühtegi organisatsioone, ametiasutust, kes ja kelle ülesanne oleks toota medaleid. See on meie peamine ülesanne ja juhin tähelepanu, et sinu enda meelest meie suurim saavutus on Team Estoniale 2 miljoni juurde toomine. Aga miks ma ütlen, et see ei ole piisav? See sama väide. Soome, Team Finland saab 10 ja Team Estonia üle 9 miljoni. Neid on 5 miljonit, meid on 1 mõlemad jäime Pariisis ilma medalita. Aga nende alaliitudel on 40 miljonit ja meie omadel 4.
Nii, kas ma nüüd siis jätkuvalt taon trummi, et mina tegelen medalitega, teeme Team Estoniasse 20 miljonit. See oleks ju lollus, on ju? Ei, aga... Nii, ja sellega me tegelemegi, et aidata siis noori, et laiendada seda spordi kandepinda ja see kõik on meie vastutus. Aga nii väike organisatsioon me ka ei ole, et me saaksime absoluutselt kõik ülejäänud funktsioonid. Me ju vastutame ka tegelikult läbi sihtasutuse meie treenerikoolituse eest, mis muide on eelmises sajandis omadega. Meil on treenerikoolituse aluseks olevaid materjale, osad raudselt ka raamatud hakkavad 1900. Meil on vaja see süsteem mitte ainult viia sinnamaani, et meil on e-koolitused, aga meil on ka vaja, et see sisu kogu aeg kaasajastuks. Ja Jarko Koort on tegemas nagu väga head tööd, et see niimoodi juhtuks. Meil on vaja oma sport viia teaduspõhiseks. Jällegi, Eestis ei ole keha, kellele seda öelda, viigu keegi Eesti sport teaduspõhiseks. Me otsime ise esimese projekti Synlabiga, teeme mingisuguse mõõdetava asja ära, küsime teistelt, kas see on õige, kas me läheme sellega edasi, kas me teeme midagi muud. Ehk et sa ei saa olla amorfne oma juhtimises. Amorfne võib olla ajakirjanik, kes võib homme võtta teise teema ja jätta selle eelmise teema pooleli. Aga juhid peavad viima asju edasi ja lõpuni süsteemselt. Ja tegeleda ainult sellega, et Team Estonia oleks ühel hetkel 20 miljonit, ei ole süsteemne ja tulemust tootev viis, kui sa ei ole tegelenud lastespordiga. Nii lihtne see ongi. Ja kui sa ütled, et lastespordiga võiks tegeleda keegi teine, siis meie ei ole tuvastanud seda kedagi teist. No ütleme niimoodi, et nad tegelevad, omavalitsused ju tegelevad lastespordiga. Nad tegelevad, neil on treeningrühmad, neil on spordikoolid. Meil on puudu, meil on treenerite ametikohti, on 7000, meil on 4000 atesteeritud treenerit. Paljud treenerid ütlevad täna, et tal ei ole aega istuda 3 päeva koolitusel. Me ütleme talle edaspidi, vaata E-riigi akadeemiast spordi alajaotus, õpi seal. Sa saad paremaks. Meil on palju treenereid, kes ütlevad, et neil ei ole tegelikult võrdlusbaasi, et vaadata, kuidas nende noored arenevad. Me teame, et norralastel see on, me peame ka ise jõudma sinna, nii et meil on teaduspõhine sport. See kõik on tegelemine tippspordiga ja see on meie töö. Tegelikult kõik see treenerikoolitus, seal on nii palju probleeme, mis vajaks lehetäit lahkamist. No Jarkole ei oleks ühte lehte mahtunud. Meil oli eelmises juhatuses oli just Jarko tegigi ülevaate sellest, et mida me siis nüüd muutma peame hakkama ja ütleme, kõik muu on tegelikult ju lihtne. Veebikoolitusi on lihtne sisse viia, võtta sisse viia, et inimesed ei pea, kes on kehakultuuri haridusega, ei pea neid samu kursusi läbima ja see on väga lihtne. Aga keeruline on just see, et kuidas tagada, et see sisu kogu aeg kaasajastuks. Ja sellega me kindlasti ka tegeleme, nii et ma olen nõus, seal on palju rohkem kui üks lehetäis probleeme, aga see lahenduse otsimine algab ka sellest, et sa paned kirja, mul need probleemid on, me arutasime juhatuses neid probleeme, me arutame seda järgmine kord veel ja siis me läheme liikuma. Aga me ei saa seda asja muuta, isegi Brisbane'i olümpiamängudeks tõenäoliselt ära, aga ka selle, ma tahan seda öelda, ka selle eelarvejoone juures, mis meil on, saab asju kindlasti teha paremaks. Ja kui meie aeg saab mööda, tulevad värsked silmad, vaatavad, et näe, siit saaks veel paremaks ja teevad jälle edasi. Aga sealt tuleks kiiremas korras ühte teist ja paljud just treenerite puhul muuta. Näiteks hiljuti ju rääkis üks endine korvpallur, kes lõpetas karjääri, tahtis saada treeneriks. Ja kui ta näpuga sealt järge vedas, selgus, et palka ehk siis nii-öelda riigi toetust ehk siis 5. kategooriat hakkab ta saama mingi 7 või 8 aasta pärast. Ja ta ütles, et ma ei jõua ju, millest ma elan? Ma olen 32 aastat vana, kõik nii. Ja see on tõsine. Pakuti välja muide see... Esiteks ma tahan öelda, meil on 7000 treeneri kohta ja 4000 kvalifitseeritud treenerit. 3000 inimest töötabki ja saab ka palka, ilma et neil oleks seda vastavat kvalifikatsiooni. Ehk et see ei ole tegelikult keelatud ega piiratud. See on üks väide. Teine väide on nüüd see, et minu arust ka peaks olema kiirtee nendele, kellel on üks või teine pädevus olemas. College. Et nad ei ole vaja kolledžit. Kui me hakkame jälle ehitama uusi asutusi, ükskõik kas virtuaalselt või reaalselt, ka e-kolledžit ei ole meil vaja. Meil tuleb E-riigi akadeemia programm, kus on need koolituses olemas, sa saad neid koolitusi läbida. On koolitusi, kus me arvame, et sa pead igal juhul kohal käima, ma arvan näiteks spordieetika on üks selline koht, kus meie treenerid tegelikult täna ei ole väga pädevad, et neid koolitusi me tõenäoliselt ei saa teha selliseks, et me ei ole koos ja ei aruta neid asju, eks ju. Aga kindlasti on väga palju koolitusi, kus võib-olla üldse ei pea seda koolitust isegi vaatama, sest et me laseme su eksamile, tee eksam ära. Ja kui sa teed eksami ära, sa ei pidanudki sinna koolitusele minema. Et ka sellised kiirteed tulevad nendele, kelle puhul meil on põhjust arvata, et nad tõesti seda koolitust ei vaja. See kõik tuleb, aga kiiremas korras, vaata, sa ütlesid, et tuleb teha. Kui me oleks teinud kiiremas korras, siis ütleksid sa mulle täna, te lõhkusite vana süsteemi ära, aga asemele ei tulnud midagi.
ja nii see olekski. Sa ei lõhu vana süsteemi enne, kui meil on korralik analüüs ja me hakkame nüüd seda tegema ja meil on läbirääkimised ka loomulikult siin sellega, et saada siis võimalikult soodsalt need kursused sinna olemasolevasse e-riiki, õnneks on meie riigis see olemas, teistes riikides peaks me ise hakkama ka veel seda süsteemi looma, täna on meil olemas see, et me nagu lihtsalt pistame oma stepsli ka sinna sisse ja me saame liikuma. Aga veel kord, kiiremini ei ole seda võimalik teha, sest et siis öeldakse, et me lõhume olemasolevat pakkumata uut tasemele. Seda me ei taha teha. Ma olen korduvalt öelnud, revolutsiooni me ei korralda, kõik peab olema evolutsiooniline. Muud teemad ka. Mati Alaveri Kindrali filme vaatasid? Vaatasin Kindrali filmi, mulle meeldis tegelikult rohkem see Pealtnägija kaheosaline, mina sain sealt rohkem teada, et seda, et ajakirjanikel olid selle asjaga seoses emotsioonid, et seda ma võisin ju aimata, aga sellest, ütleme, Pealtnägija versioonist tuli minu jaoks kurvastavalt selgelt välja see, et see probleem on nagu ülisügav ja ülipikaajaline, eks ole, et see ei ole kuidagi et hakkas juhtuma 2000-ndate keskel, et selles mõttes oli see üks kurb vaatamine ja väga vajalik vaatamine mõlemad need filmid just sellepärast, et aeg-ajalt ikka küsitakse, eelminegi aasta Vedru vist juhatas, tegime ühte paneeli, siis seal oli härra Silmer, kes küsis, et kas nüüd juba ei oleks aeg lõpetada Alaveri ja Veerpalu nagu selline, et las tulevad tagasi. Minu vastuväide on olnud see, et ma ei ole kindel, et treenerid, kes on harjunud töötama dopingut saavate sportlastega, suudavad arvestada tavalise sportlase taastumisaegade ja mõige muuga. Ma arvan, et see, et me ei suuda kohe jalule tõusta, kui me oleme mingi dopingu patu välja rookinud, pigem ongi see, et me ei ole seda teist metoodikat, ehk et see oleks sisulises mõttes vale, aga nüüd pärast nende filmide vaatamist saame me ju aru, et see oleks ka moraalses mõttes väga vale. Kurb on see, et mentaliteet, ma ei räägi, et dopingu tarvitamine, mentaliteet on meil siin alles, et mul homme ilmub üks lugu, kus mõned inimesed räägivad kahetsusväärselt, et kuidas meie treenerid siiamaani ja ka paljud sportlased ja ka paljud noored sportlased on oma mõtteviisis kinni, kuigi nad seda välja ei ütle, nad tegutse, et kõik panevad. See on hästi kahetsusväärne väide, sest need, kes on vahele jäänud, need ju loomulikult ütlevad, et kõik panevad, sest et nad peavad ka iseenda sees seda kognitiivset dissonantsi, et ma teen vale asja ju kuidagi põhjendama, on ju niimoodi. Ja siis kõige loogilisem on öelda, et küllap kõik panevad, aga me lihtsalt ei tea. Ja see on hästi kurb väide, eks ole. Et tõsiasi on see, et need protsendid tõesti ka on päris suured, need on kindlasti üle 10%, et kui küsida tippsportlaste käest, et kui sa teaksid, et sa vahele ei jää, siis mul ei ole enam need numbrid meeles, aga need olid ikkagi kahekohalised, eks ju. Et siis nad seda nagu kasutaksid. Et see probleem on, sest et nagu ütleb Peeter Koppel, inimene on üks väike ahne põrsas. Tema on majandusteadlane, see on Peetri majandusakadeemiline viis väljendada seda, et inimene paraku, kui ei ole kontrolli, kipub laskma üle nurkade selleks, et saada teiste ees eeliseid, inimene kord on juba selline ja sellepärast meil peabki olema korralik, iseseisev, sõltumatu dopingu järelevalve. Ja ütleme, et sellest me ei pääse, et me peame sellega tegelema, et me peame seda rõhutama, et me peame ka seda kogu aeg rõhutama, et lapsi ei tohi katki teha, kui sa neid treenid. Katki teha ka vaimses mõttes, mitte siis ainult see, et sa annad neile mingisuguseid tablette, mida välja oksendada pärast, eks ole, nagu Piret Niklas on rääkinud. Et selles mõttes, ma arvan, et mida ausamalt me räägime neist asjadest, et seda parem see on. Ja see ei ole loomulikult mingi uudis, et mingi hulk sportlasi alati oleks valmis kasutama otseteed, eriti kui ta teaks, et ta vahele ei jää. Ja kui nüüd keegi suudab teda veenda, et on mingisugune meetod, mina annan sulle seda, sina maksad mulle selle ja ma garanteerin, et sa ei jää vahele, siis võib ju nii juhtuda, eks ole. Et ma lihtsalt tahaks nagu kõigile öelda, et jääb ikka vahele, et ärge tehke. Kuidas siit edasi? On sul järgmise aasta plaanid paigas EOK mõttes ja need eesmärgid, et aasta pärast, kui me siin kokku saame, saad sa samamoodi rääkida, me tegime ära selle. Ja see jäi tegemata. Ma just rääkisin, me hakkasime seda treeneri koolitusega, me hakkame nüüd jõudma sinna maane, et 26, ma arvan, on üsna otsustav. Siis ma olen kindel, et tulevad inimesed ja sina ütled mulle järgmine aasta, aga inimesed helistasid ja ütlesid, et see, mis te teete, on täitsa vale ja kindlasti juhtub ka seda, sest et paratamatult on alati muutuste juhtimisel on see, et suur hulk inimesi ütleb, et nad tahaksid muutust. Aga nad tahaks ka, et kõik jääks nii, nagu ta oli.
ja see on objektiivne. Isegi need inimesed, kes kõik ütlevad, et nad tahaksid muutust, ei taha ju ühtemoodi muutust. Nad on erinevatel põhjustel mitte rahul olemasolevaga. Ja nüüd, kui me hakkame muutma, siis me kõigile ootustele kindlasti ei vasta, eks ole, see on ka täitsa kindel. Aga see, et kas meil on järgmiseks aastaks plaan, siis õige vastus on, et täna veel ei ole. Me koostame eelarvet, me koostame oma tegevuskava. Eelarvest sõltub väga palju ka tegevuskava, palju sa jõuad teha üldse, eks ole. Ja siis, kui meie juhatus on selle tegevuskava kinnitanud, siis on meil hea kindel tunne, et kõik teavad, et millega me nagu selle järgmise aasta sisustame, eks ju. Aga no me järgmine aasta muidugi algab olümpiamängudega ja esimene asi, mis me teeme, on see, et läheme sinna ja ma usun, et meeldivaid elamusi sealt tuleb ja hea õnnestumise korral tuleb ka medal, aga me kõik teame, et kui sa ei lähe 10 kandidaadiga vähemalt olümpiamängudele, siis kuna tänapäeval ju kellegi medali saamise tõenäosus ühelgi ajahetkel ilmselt üle 0,1 ei ole, siis öelda, et kindlasti tuleb, kindlasti ei oleks ka õige ega põhjendatud. Aga kaasaelamise rõõmu kindlasti me saame. Mul on hea meel, et meeste üksiksõidus on praegu Aleksandr Selevko tõusnud seal ookeani taga väga-väga heasse vormi. Ma loodan, et Niina saab terveks, ma loodan, et Marten Liiv on terve, ma loodan, et Kristjan Ilvesel tulevad selle looale hüpped välja, ma loodan, et meie freestyle-suusatajatel tulevad asjad välja, aga absoluutselt kõik meie paremad lootused, kaasa arvatud kurling, on hästi volatiilsetel aladel. Nii et öelda siin, et keegi peab kindlasti õnnestuma, on hästi keeruline. Ja viimane küsimus, kas sul on Milano Dampezzo olümpial, ehk siis Dampezos olümpiarajad juba kinni pandud, et sa saad ise ka suuskadel sinna peale minna? Ma kardan, meil ei ole selle jaoks aega, et ma olen ise põhiliselt Milanos ja siis, kui meil on nagu vaja sõita kuhugi, siis need sõidud tulevad hästi pikad, et nüüd me just ka rääkisime, ma olin Brüsselis, seal oli mitte ainult Kösti Coventry, aga seal oli ka teiste olümpiakomiteede presidente ja kõigi suur mure seekord, nii nagu ka ajakirjanikel on need pikad distantsid. Et seal autos istuda 8 tundi ei ole mingi ime. Ehk et isiklikult ma arvan, et ma üritan enne ära suusatada ja pärast jälle, ma praegu seal omale nagu selliseid ambitsioone küll ei säti. No Pyeongchangis sa olid? Ma olin, aga siis ei olnud minu ülesanne meie sportlast täisinimist toetada. No, aga show oli äge. Kõik kirjutasid. Ma olen alati rohkem sisu inimene olnud kui show inimene. Aga selge, aitäh ja kohtumises, kui mitte varem, siis aasta pärast. Aitäh, head päeva. Delfi spordi podcast. Mis tunne on?